Me oleme juba eetris, see on küll väga meeldiv. Ma loodan, et eetris on eetri taga kaamera taga on hästi palju inimesi, sest saal on rahvast pungil täis, mida on ka väga tore näha. Järelikult see teema läheb kõigile väga korda. Me oleme nüüd olnud selle poole pealt siin seltskonnaga tublid, et me oleme ületanud isegi pealinna oma tegevustes ja nemad said siin päeval allkirjastatud, me jõudsime päeva õhtusse. Oleme koalitsioonilepingut väga pikalt arutanud, teemade kaupa nii ja naapidi sõnastanud, katnud. Vähemasti oleme üritanud katta kõik valla kodanikud ära väiksest lapsest kuni väärikas eas inimeseni ja nende kõige eest seista. Me loodame, et me pole kedagi sealt välja unustanud ja kui on, siis me paneme ta sisse, aga ma tänan, et ei ole kedagi välja unustanud. Selle poole pealt ja me oleme ilusti leidnud ühise keele, mis on tore, me ei ole ka kakelnud, mis tähendab seda, et tegelikult on see protsess läinud meil ikkagi suhteliselt ilusti libedalt, mis tähendab seda, et me oleme ühisel teel, rada on nagu ühiselt selge, et loota, et siit tuleb jube lahe action, et kuu aja pärast paneme kõik eri suundades, siis seda ei tule. Võin seda kinnitada. Ja tegelikult täna me allkirjastame siis volikogu sihukese koostööleppe tiitellehe või avalehe, et võin saladuskattel öelda, et me oleme omavahel tegelikult juba lepingule käed alla pannud ja seda ei ole mitte ainult need 4 inimest siin laua taga, vaid tegelikult kõik koalitsiooni kuuluvad kõik inimesed. Et kõik on oma sõna andnud ja kinnitanud, et see on see tee, kuhu me liigume. Hea meel on selle üle, et me ei ole täna nagu pannud sinna sisse ühtegi sihukest jube keerulist ja valusat teemat ehk me oleme ikkagi jätkuvalt seda meelt, et kodulähedane haridus on oluline, mis tähendab seda, et koolid on meie jaoks olulised. Sotsiaalpool on ilusti läbi räägitud, toetused asjad tuleb üle vaadata, et saaks õiged inimesed, õiged toetused kätte. Aga teistpidi on vaja väga nagu pingeliselt ikkagi eelarvel otsa vaadata, sest et me oleme paraku kokku leppinud ka selles, et eelarve tuleb hoida tasakaalus ja hoida mõistlikku laenukoormust. Ehk me ei saa kindlasti teha midagi sellist, mis on ülipopulaarne ja ülivahva. Et me ikkagi saame teha seda, et meie põhitegevused ja põhikohustused oleks ilusti kaetud. Ja kui me saame kolmanda poole raha, siis me oleme valmis ka tegema investeeringuid ja laiendusi, uuendusi infrastruktuuri ja kuhu iganes mujale, et ka need on meil lepingus kajastatud. Leping ise tuleb kõigil avalikuks täna õhtul peale meie tänast üritust siin Lelles ja homme tulevad siis volikogu liikmete nimekirjad meil avalikuks. Mida me täna veel ei tee, on see, et me täna ei hõika välja vallavanema kandidaadi nime. See on meil kokkuleppel vallavanema kandidaadiga, et me oleme tegelikult tänaseks kohtunud mitmete inimestega, me oleme leidnud inimese, kes seda ametit võiks kanda meie meelest. Aga kokkuleppel temaga me hõiskame selle nime välja 8. detsembril ehk järgmise nädala alguses. Ja selle poole pealt võite meil küsida, aga meie suud on veel lukus. Aga ma ei oskagi öelda, täna on meid siin 4 kollektiivi, kõik algab kogukonnast, konservatiivne erakond, väärtuslik kodupaik ja Isamaa. Oli ka üks erakond või üks valimisliit oli veel, ühine siht. Ja ühise sihiga meil täna
suures pildis on ühine siht, aga laua taga neid ei ole, et ma usun, et nad on väga mõnus konstruktiivne opositsioon meile, mis hoiab meid väga hästi rööpas. Ehk me oleme tegelikult otsustanud ka nii-öelda revisjonikomisjoni juhi ja vähemasti 1 liikme koha neile anda, kui on 3-liikmeline, kui on 5-liikmeline, siis 3 kohta neile. Ja ka komisjonide aseesimehe kohad on neile pakutud. Eks see selgub tegelikult neist, kas nad selle vastu võtavad või mitte. Ma eeldan ja loodan, et nad võtavad vastu. Ja sellepärast, et tegelikult koalitsioonileppes on väga palju neid punkte, mida nemad on käinud välja, mida võiks ja saaks meie vallas paremini teha. Ja me ei ole neid mõtteid teps mitte kõrvale heitnud, vaid me oleme nendega arvestanud ja nad siia samamoodi sisse kajastanud. Ehk me näeme, et tegelikult ei ole kedagi, keda me peaksime ütlema, et ei, sinu mõtted või ideed meile ei sobi. Et arvestada kõigiga, kuulata tal ära kõik ja seda, mis teha saab, see ikkagi on väga palju kinni üldises printsiibis, kuhu me tahame liikuda, teistpidi kindlasti eelarves, et millega meil on võimalik liikuda, et meie eesmärk ei ole 4 aastaga teha kõik asjad ära ja järgmised 8 aastat ei juhtu midagi, vaid nii, et 4 aasta pärast, kui meie periood lõpeb, oleks järgmisel satsil ka eelarve, millega nad saavad ikkagi midagi planeerida ja teha. Aga ma arvan, et me võime liikuda edasi meie koostööleppe siis allkirjastamise juurde, et mis on ikka pikki sõnu, et ma arvan, et küsimused ja vastused tulevad jooksvalt niikuinii, kui see lepe tuleb avalikuks ja saate küsima hakata. Et seal ei ole ta ülidetaili mindud, on jäädud suhteliselt üldsõnaliseks, aga sihid on ikkagi nagu paigas, et kuhu me tahame liikuda ja mis on meie jaoks olulised teemad. Kui siin keegi tahab midagi veel siin täiendavalt lisada, öelda oma nime kõva häälega või midagi, et siis viimane aeg on öelda, hääli enam ei saa, aga nimes ikka öelda. No, nimi on kirjas, Mikk Merekivi siin ja siin ikka hakkame tööle. Tööd on kõvasti. Väga õige. Nõus. Aitan ka seda meelt ja ikka... Jah, homme kell 5 istung. Kell 4. Kell 4. Juba tund aega hiljaks jäänud. Ehk tegelikult on homme on esimene volikogu istung, kus valitakse ära siis volikogu esimees ja volikogu aseesimees. Sellega homne istung lõpeb. Nädal pärast seda, järgmisel nädalal on komisjonide juhtide ja asejuhtide valimine. Ja peale seda me saame siis juba täiskomisjonid kinnitada ja hakata nii-öelda sisuliste tööga pihta, et esimesed istungid on tõesti sellised formaalsed, mis on paika pandud, kus väga palju teemasid, paraku muid teemasid arutada ei saa ja ei tehta. Komisjone jääb meil tegelikult 4, natukene liitsime kokku. Haridus, kultuur ja sport jäävad ühte komisjoni, majandus ja eelarve läksid kokku, et tekib sealt üks komisjon. Siis meil on revisjonikomisjon ja kogukonnakomisjon, mida siis ka keegi hakkab juhtima. Selgub uuel nädalal, sest et hääletus on alles ees. Me oleme küll sisemiselt teatavad lepped teinud, nii nagu ta koalitsioonide puhul käib. Ja eks need hääletused näitavadki, et me olemegi tubli ja tugevad ja arvestavad. Aga nüüd võtame selle vahva leppe ette ja ma arvan, et kirjutame ta järjest alla. Ja kuna naistel on eesõigus, siis ma annaks ta sinna laua otsa Jaanikule. Järjest.
nii saavad toredad mõtted teoks. Sinu otsus. Minu otsus. Väga hea. See leping on nüüd allkirjastatud. Ma arvan, et väike tunnustab. Aga töö hakkab pihta nüüd. Kõik töö on juba tegelikult tehtud meil sihtide seadmisega, aga sisuline ja raske töö kõigi nende asjade võimaluste leidmine nende asjade teostamiseks seisab meil ees. Ja tänan kõiki, kes kohale tulid, tänan kõiki, kes ekraani taha tulid. Tänan abilisi ja tänan koalitsioonipartnerid ja kindlasti tänan ka ühissihti. Ma arvan, et meil on ühine tee nii ehk naa. Aitäh ja kena jõuluaega kõigile.